Milline on kõige parem valuvaigisti? Või tasuks üldse valuvaigistitest eemale hoida ja lihtsalt valu ära kannatada? Kohe annan sulle vastused. Valul on alati põhjus. Mitte miski ei valuta niisama. Valu on signaal, mida sinu keha sinule saadab, et midagi on kusagil valesti. Nii et ei tasu seda ignoreerida, lihtsalt valuvaigistit sisse võtta ja samamoodi edasi jätkata. Mõnikord me aga ei tea, millest täpselt valu on tekitatud või me teame, aga hetkel ei ole võimalik sellele lahendust anda. Näiteks hambavalu, aga hambaarsti ajani on veel aega, või peavalu, mille põhjust me ei ole suutnud selgeks teha. Sellisel juhul ei ole hea mõte valu kannatada. Valu kannatamine viib organismi kurnatusseisundisse, põhjustab stressi ja see omakorda muudab sind vastuvõtlikumaks kõiksugu muudele tervisehädadele. Nii et kui ikka päriselt valutab, siis parem võta valuvaigistit. Valuvaigistite kohta ei tea paljud, et nad toimivad korraga 3 erineva asja vastu. Nad alandavad palavikku, alandavad valu ja alandavad põletikku. See ei ole tõsi päris kõikide valuvaigistite kohta, aga peaaegu kõikide. Näiteks ibuprofeen, paratsetamool, atsetüülsalitsüülape või aspiriin. Nad kõik toimivad nende 3 asja vastu. Ei ole niiviisi, et võtad palaviku alandajat ja siis sinna juurde peaks võtma veel näiteks valuvaigistit eraldi. Reeglina piisab lihtsalt ühest. Selleks, et saada aru, mis siis üldse valuvaigistitel vahet on, tuleb kõigepealt teha selge vahe sisse sellel, mis asi on ravimi nimi ja mis asi on toimeaine nimi. Võtame ühe levinud toimeaine, nagu näiteks ibuprofeen. Erinevad ravimifirmad toodavad sama valuvaigistit, kus kohas on see sama ibuprofeen. Aga need valuvaigistid ei ole lõpuni üks ja see sama, sellepärast, et kuigi see ibuprofeen, toimeaine seal sees on see sama, siis need ülejäänud ained, mis tableti puhul näiteks seda tabletti koos hoiavad, on erinevad. Seega võib olla, et ühe firma ibuprofeen hakkab näiteks kiiremini toimima, teise oma kestab aga kauem. Kuna toimeained on erinevad, siis ei saa võrrelda numbriliselt kõiki valuvaigisteid omavahel. Võib ette võtta paratsetamooli, kus on 1000 milligrammi sees, vaadates karvi peale võib tunduda, et 1000 on jube suur number ja see on nüüd väga vinge valuvaigisti. Ibuprofeeni puhul tegelikult on 400 milligrammi enam-vähem samaväärne kui see 1000 paratsetamooli puhul. Dexketoprofeeni puhul on juba 25 milligrammi samaväärne nende mõlemaga. Ühtegi valuvaigistit ei tasu kunagi võtta rohkem, kui apteeker on seda soovitanud või ravimi infolehes kirjas on. Päriselt ka. Isegi paratsetamool, mida peetakse valuvaigistitest kõige ohutumaks, võib väga suurtes annustes maksa selliselt ülekoormata, et muutub elu ohtlikuks. Kui maks on paratsetamooliga täielikult hõivatud, siis teisteks elutähtsateks funktsioonideks ei jagu lihtsalt enam ressursse ja kogu organism ütleb üles. Seega valuvaigistitega ei tasu üle pingutada, aga neid tasub võtta, kui päriselt vaja on. Kui sellest videost oli sulle abi, siis pane meile like ja anna meile kommentaarides teada, mis teemad sind veel huvitavad, millest võiksime järgmise video teha.